avastasin ma väga põneva mustri, et inimeste motivatsioon eelkõige kaob ära kahel põhjusel. Number 1, probleemid meeskonnas, ehk siis meeskonna liikmete vahel ei ole ühtsustunnet, ei ole harmooniat, ei ole mõistmist. Number 2, juht. See, kuidas moodi juht ise käitus, kuidas moodi ta inimestega suhtles, kuidas moodi ta juhtis, kuidas moodi ta korraldusi andis, kui avatud, kui haavatav, kui inimlik ta oli, see oli teiseks tegurid. Ja ma ei ole ainukene, kes tegelikult koolitajana või konsultandina on sattunud, võiks öelda 10 meeskondade ette, kus sa tajud, et puudub ühtsustunne. Ja loomulikult tajuvad seda ka paljud juhid ja see ongi põhjus, miks ju tellitakse meeskonna koolitusi. Juhid näevad, et nii palju oleks inimestel potentsiaali, kui nad vaid pingutaksid. Kui nad vaid saaksid aru, et tegelikult see meeskond on loodud millegi suurema korda saatmiseks, mitte ainult selleks, et igal ühel töö oleks. Kui nad vaid pingutaksid ja kogu oma potentsiaali kasutusele võtaksid, siis me ühiselt jõuaksime palju kaugemale, kui me täna jõuame.